Küll ta läheb. Sa ei pea nii kõrgele. Ma tahtsin, et su käed ka peale jäid. Võta ainult klahvid, 1 oktav. Okei, aga siis läheb. Autumn Leaves'i mängimine siis meloodia pluss saade. Et see üldpõhimõte kõikide klaverilugude seadmise puhul on see, et üleval on meloodia, all on bass kuskil ja vahepeal siis on akordihelid mingisugusel kujul, et kas nad on mängitud koos, mingisuguse rütmiga või arpeggeeritud. Et see on nagu ükskõik, aga jätame selle rütmika poole võib-olla natukene kõrvale. Ma mängin tegelikult need akorde nüüd samamoodi, nagu ma mängisin ainult saadet. Bassi võin panna siia, kui ei ulatu, siis S-mai. Siin võib teha sellise väikse liikumise soovi korral. B osas nüüd see S-noot nagu siia üles hästi meil ei taha minna, kuna meil meloodias on D-noot. Võime võtta sinna selle S-i, kui me tahame, aga võime ta ka ära jätta. Üritasin neid akorde siin keskel hoida. Ma nagu proovisin kuidagi järgida neid voicinguid, mis me kasutasime ainult saates. Aga tõenäoliselt, kui ma ise mängisin, siis ma mängisin võib-olla veel mingit teistmoodi. Ja nüüd ma võtsin selle saate ainult vasakusse kätte. C-moll 7, F-moll 7, S7, S-mai, A-moodi. Et see on tegelikult isegi mõnes mõttes nagu lihtsam. Et sa ei pea nagu jagama siin, et kuhu ma selle akordi nüüd nagu paigutan.